Ei hei ja tore sind jälle näha. Ja kell on nüüd nii palju, et ma olen jälle siin teiega laivis ja mul on väga hea meel ja kui sa vaatad seda järgi, kuulad kiireloomulise podcastina, siis see on sinu boonus. Ja täna on selline väga põnev teema jälle ja viimane episoodi osa siis sellest tsüklist, mis ma räägin, kuidas sinu haav või sinu negatiivsed kogemused on sinu kingitus. Jah, nii et sinu haav on siis väga oluline teema. Nii et ma julgustan kuula kõik need episoodid ära, kui sa vaatad või vaatad videod ära, videotes ma näitan ka muid asju siin, on ju, sa võid mind näha. Mis asi see kehastumine ja magneetiline kohalolu siis on, et me tahame kõik olla nagu tõeliselt nagu sellised ilusad hinged, kiirgavad, kollased, värvilised, mis iganes sa tahad olla. ja see ongi see embodiment, et ma olen see, kes ma olen ja see on piisavalt hea. Ja inimesed ei kuula ainult sinu sõnu, nad ka tunnevad sinu energiat, on ju, nad tunnevad sinu väge. Ja kui sa nagu ei ole nagu seda haava nagu tervendanud, siis see vägi ei saa välja paista, sest ta ei ole kohal. sa ei ole oma energiat tagasi kutsunud sealt, kus ta ei pea enam olema, sa ei oska võib-olla seda teha, on ju. Aga kui sa võtad oma kingituse omaks, inimesed tunnevad seda, et kui sa võtad selle omaks ja seal tekib selline resonants, et inimesed nagu tunnevad, et nad saavad sind usaldada, sa oled autentne ja kohalolu sünnib siis, kui seda ei peida enam miski. Ehk siis, mida ma tegelikult täna tahan sulle nagu südamele nagu koputada, et tee endaga tööd, see väga palju mõjutab sind, mõjutab sinu lapsi, järeltulevaid põlvkondi, kogu sinu suguliini, on ju. Häbi on uks, on ju, et kui meil on nagu häbi, siis see häbi on uks ja ta viib su sinna sügavasse transformatsiooni. Ja see on see, mida sa kõige rohkem vajad, ongi see sinu järgmine tase, on ju, ja häbi on sinu sissepääs. Need lood, mida sa ei taha rääkida, on kõige võimsamad ja see on kõige võimsamad ja sellepärast on vaja neid enda jaoks, isegi sa ei pea kellelegi teisele rääkima, aga sa pead enda sees nad läbi kogema, need lood. Ja need lood, mida sa ei taha rääkida, on kõige võimsamad. Mina väga kaua ei tahtnud rääkida neid asju, mida ma raamatusse panin. Minu raamat tegelikult sai alles välja 2 aastat tagasi, sest ma ei olnud küps selleks, et ma oleksin tahtnud seda kirjutada juba 10 aastat tagasi, aga ma ei olnud küps ja, ja ma läksin tülli isegi oma pereliikmetega selle raamatu pärast, läksin oma sõpradega tülli selle raamatu pärast, sest nad ei suutnud mind vastu võtta, kes ma tegelikult olen, on ju. Et neil oli miski pilt, kes ma olen, on ju, millises rollis ma olen perekonnasüsteemis ja sellest mul oli vaja seda nagu enda sees ära töötada, et see saaks muutuda. Ja ma ei räägi mingitest tülidest või et suhtlen ei suhtle mängudest. Ma räägin sellest, et kuidas siis tegelikult selle välja tulla. Ja, ja see ongi siis suurem kingitus, mida sa saad üldse anda selle tööga, ongi see, et sa saad olla päriselt sina ise, kes sa oled siia maailma tulnud ja, ja see on täiesti rohkem kui okei. Mis sa arvad sellest? Tšau.